kõikjal Eestis. Kuna meil peab olema õhtuks vesi basseinis, aga oma pumbaga ja oma veega me saaksime selle alles homme õhtuks siia basseini, siis aitäh Kehtna vallavalitsusele, kes saatis meile tuletõrje auto appi, nii et me saame tuletõrje voolikust omale vee basseini. Lahe! Nüüd on enam kust oli vesi alguses. Kui lahe! Kui lahe, täitsa uskumatu, on ju? Nüüd oleks mingi väikese Joe põhja viimased kivid. Sealt on nii ilus. Siis võib öelda, et jõgi on valmis saanud. Jääb veel ääristada tiigi ümbrus samasuguste kaunite looduslike kividega. Kus sa need kivid said? Ise kaevasid siit oma aiast? Ei, need on ostetud kiviluksist. Aga seal on siis kohe selline valik, et millist kivi aga tahad, jah? Just, seal on väga mitme fraktsiooniga. Millist aga soovid? Kõike on olemas. Nii, ja sild tehti siin ka täna hommikul ilusasti valmis, et mismoodi sellise sillaga tuleb arvestada, vaata, et siit tegelikult vesi seda silda ei puutu, aga on mingid nõudmised sellele materjalile, millest silda teha? Materjalile on kindlasti need nõudmised, et see puit peab olema sügavimmutatud. Muidugi saab hiljem ise ka üle võõbata antiseptiliste ainetega, aga soovitav oleks osta ikka sügavimmutatud puit. Kust inimene saab sügavimmutatud puitu, kes ei tea üldse? No näiteks puumarketist. Tegemist on hästi tasase sillaga, õigemini see on purre. On selline sõna. Jah, üle purde saab sa käia nüüd. Jah, saab käia nüüd üle purde, samal ajal üle vee. Jällegi ilus. Ilus. Peasi, et sulle nüüd nii hirmsasti meeldima ei hakka, et sa ei viitsigi enam meiega tööle tulla, et käidki siin üle oma purde. Noh. Kas me nüüd lülitame sinu uue pumba sisse? Proovime. Mina ei julge, ma annan sulle. Mina julgen. Sina julged kõiki asju teha. Jaa, mina olen selline julge tüdruk. Nii, ja siit peaks nüüd lülitama sisse ka. No lülita sina. Okei. Mingi hääl hakkas. Oliseb. Vaatame nüüd, kust peaks see vesi välja tulema. Hoiame igaks juhuks eemale äkki. Kust peab eemale hoidma? Tule siia poole. See võib aega võtta, voolik on pikk. Äkki tule. On soe või? Külm. Noh. Pange survet juurde. Oi, kui armas ilus. Aga su unistus on nüüd täitunud? Jah, peab ütlema, et on unistus, mis kestis vist 15 aastat. Istutan kõigepealt veekogule omaseid taimi või kaldataimi ja need oleksid siis sellised iirise lehetaolised taimed, kõrrelised ja lopsakate lehtedega taimed, nagu näiteks bergeeniad, hostad. Ja ma istutan nad tiigi kaldale, siin jääb kaldale väga palju tühja maad ja panen nemad suurte massidena. Ühte asja kohe väga palju. Nii et liigirikkust siin väga ei tule, aga tuleb massi. Et on kohe selline viljakas ja lopsakas ümber sul. Just, sellepärast, et tiik on ju hästi suur, mida suurem tiik, seda rahulikum, aga seda rahulikum peab olema ka see haljastus tema ümber.
2 päeva oleme me siin Arnoldi aias nüüd tööd teinud ja meie imeline tulemus on siin teie selja taga. Öelge, Loona ja Arnold, on see nüüd see, mis ta pidi tulema? Või on parem? Ütle sina esimesena. Mina tean, sest minu peas need plaanid on juba päris ammu olnud, et see on see, millest ma mõtlesin. Aga sina? Imeilus. Ja kui ma seda kõike vaatasin, tegelikult jõudsingi sellisele järeldusele, et kui asi on nagu hästi kaua läbi mõeldud, siis ta peab saama hea. Et see, et ta on sul saanud settida see ideesi, ma arvan, see on ainult kasuks tulnud. Oli midagi sellist ka, mis võib-olla ei olnud päris nii lihtne või mida oli natukene keerukam teha siin aias? Selle kosega me nägime vaeva. Jah, minul jääb hinge peale, et me ei suutnud kose jaoks piisavalt suuri kive kokku tassida. Aga vist väga kergendavaks asjaoluks siin aias oli see tohutult pehme muld, mis ei valmistanud mingisugust raskust kaevamistöödel. Nii et jätke mõlemad rahule? Mina jäin küll rahule. Loonal on muuseas sulle üks üllatus ka. Jaa, mul on sulle üks üllatus. Ma tahaks kinkida sulle ühe raamatu, sest sinu abigaasa hetk tagasi küsis minu käest, et kas neid veel on müügil. Ja mul oli täitsa juhuslikult kaasas üks eksemplar ja siis ma mõtlesin, et see on minu kirjutatud ja täiesti teemasse, et annab edasi siis maailmas kogutud ideid erinevatest veesilma lahendustest. Nii et palun, kallis Aide ja pererahvas, aitäh nende toreda 2 päeva eest. Suur tänu, mul on ääretult piinlik, et ma ei ole jõudnud veel tänaseni, ei olnud jõudnud muretseda sinu raamatut. Päeva siin Arnoldi aias on möödunud imekiirelt. Meie oleme saanud siit jälle ühe kogemuse võrra rikkamaks ja Arnold sai täidetud oma pikaajalise unistuse. Suur tänu Kehtna vallavalitsusele, Kehtna vallavanemale ja suur tänu Päästeametile, kes meile appi tulid ja meile vett tõid. Vaadake meid Facebookis, minge www.paradiisiaiad.ee, seal on meie eelmised saated üleval ja kirjutage meile, kui teil on meile midagi öelda või te tahate meie käest midagi küsida. Aga muidu ikka 20.15 laupäeval Kanal 11. Hortas parim valik taimi, aia ja lemmikloomakaupu. Spa Sanus per Aquam ehk tervis läbi vee on saanud tervislikkuse sünonüümiks. Spa viib mõtted puhkusele, lõõgastusele ja vee tervistavale mõjule. Nüüd on aga spa saanud uue tähenduse. Spa, see on suurepärane puhkus Aquas. Tule sinagi lõõgastuma Rakvere Aquaspaasse.